Raadio Kuku. Siik jätkub ja meie stuudios on EKRE Riigikogu fraktsiooni juht ja selle erakonna esimees Martin Helme, tere! Tervist! Martin, peame alustama kohtuotsustest. Riigikogu EKRE fraktsiooni liikme Kert Kingo volitused parlamendis lõppesid, kuna jõustus tema kriminaalkorras süüdimõistev kohtuotsus. Olete nimetanud seda otsust represseerivaks. Te seate sellega kahtluse alla Eesti kui õigusriigi maine, härra Helme. No mis siin seada? Mingit mainet ei ole ju. Ja see on mustris kogu ülejäänud Euroopaga, et täpselt samal päeval me nägime, kuidas siis justiitssüsteem on muudetud nii-öelda režiimi repressiiv käeks. Ka Prantsusmaal me oleme näinud täpselt sama mustrit Rumeenias, kus siis nii-öelda kohtunike kätega keelatakse opositsiooni juhtivkandidaadil kandideerimine ära. See on muster üle terve Euroopa. Me näeme, kuidas Saksamaal üritatakse kohtulikult ära keelata peamist opositsiooniparteid AFD-d. Me näeme, kuidas Inglismaal pannakse suvaliselt vangi inimesi, kes kritiseerivad valitsust, selle immigratsioonipoliitikat, selle lõtva poliitikat immigrantide kuritegude suhtes, et see on muster Euroopas, see oli ka muster Ameerikas ju, Trumpi tagakiusamine justiitsmustriga, nii et selles mõttes siin ei ole midagi seada kahtluse alla, et me näeme seda, kuidas läänemaailmas on, me oleme jõudnud sinna punkti, kus me nõukogude ajal olime, kus siis prokuratuur, uurimisorganid, julgeolekuasutused ja kohtud tegelevad režiimi vastaste dissidentidega. Nojah, teine kohtuasi oli ka. Harju maakohus mõistis Kersti Krachti süüdi toimingupiirangu rikkumises ja karistas ka teda tingimisi vangistusega. Süüdistuse järgi osales Kracht just siis, kui teie olite rahandusminister tehingus, millest ta oleks pidanud ennast taandama. Taas üks löök EKRE pihta või? Vot selles kaasuses ma olen risti vastupidisel seisukohal ja ma nüüd muidugi nahutan Eesti meediat, et nad on püsti pannud nagu narratiivi, nagu oleks Kracht saanud kohtus hirmsa karistuse. Tegelikult tuletame nüüd meelde või räägime ära, mis on. 4 kohtualusest 3 mõisteti täielikult õigeks ja Kersti Kracht, kellel oli siis kokku 4 süüdistusepisoodi, mõisteti 3 täielikult õigeks ja nüüd see toimingupiirangu rikkumine on ju paragrahv, millega on Eestis kotitud poliitilisi vastaseid küll ja küll, tuletame meelde Kajar Lemberi juhtumit, eks ole, 7 või 9 aastat 10-eurose juuksul lõikuse eest, et tuletan meelde ka, milles oli Krachti kaasuse põhiiva. Krachti kaasuse põhiväide ju prokuratuuri sõnul oli see, et tema nii-öelda müüs poliitilisi teenuseid ehk siis aitas Porto Francol saada sooduslaenu ja teine osa siis oli selles, et ta aitas saada teatud kalandusettevõtetel paremaid regulatsioone. Mõlemad need väited ja võttis selle eest altkäemaksu ja selle altkäemaksu siis peitmiseks tegeles rahapesuga. Kõik need väited purustati kohtus täielikult, see on täielikult lükatud kohtu poolt ümber, lausa kohus on väga teravalt kriitiline prokuratuuri suhtes, ütleb, et prokuratuur meelevaldselt tõlgendab inimeste vahelisi vestlusi, peab inimeste töö tegemist siis mingisuguseks kuritegelikuks aktiks ja see on kõik absoluutselt maatasa tehtud kohtu poolt. Nüüd see toimingupiirangu rikkumine oli täiesti nii-öelda sinna ja seda ütleb ka kohus oma kohtuotsuses, et prokuratuur loopis asju lihtsalt põhimõtteliselt vastu seina, vaatas, mis kinni jääb ja siis üks neist asjadest oli siis see toimingupiirangu rikkumine. Ma räägin ära, mis asi oli siis toimingupiirangu rikkumine, et Kracht oli saanud juriidilist teenust või õigusabiteenust ühelt advokaadibüroolt, sellelt samalt advokaadibüroolt hiljem Rahandusministeerium selle ajal, kui mina olin minister, siis tellis 2 erinevat õigusanalüüsi, üks puudutas pensionireformi ja teine puudutas PPP-sid ja need 2 õigusabianalüüsi olid iseenesest väikeses summas, need ei olnud kallid asjad. Kui neid oleks isegi eraldi veel käsitletud, siis nad ei oleks isegi üldse mahtunud Krimm süüdistuse alla, aga kuna nad liideti kokku, siis sai sealt välja imeda veel ka Krimm paragrahvi, aga kummaski teenuse tellimises ei osalenud Kracht üldse, vaid seda tehti tavapärase rutiiniga hankekorras, hankekomisjonis ta ei olnud, hankekomisjoni moodustamises ta ei osalenud, hankekomisjoni dokumentidega ta kokku ei puutunud, aga prokuratuur leidis ja ka kohus leidis, et kuna ta oli ministri nõunik, siis tal oli nii suur mõju kogu tööprotsessi üle siis Rahandusministeeriumis, et ta tegelikult ikkagi sai mõjutada ja aidata sellega siis nii-öelda riigi raha suunata sellele büroole, kus ta ise oli ennem saanud teenust. See on ju täielik jura kõik. Nii et ka selle osaga kohtuotsusest ma absoluutselt nõus ei ole ja see kaevatakse edasi. Aga
püsti panna siit selle põhjalt nüüd, mis ma just praegu rääkinud olen, narratiiv, et tuli mingisugune selline häbiväärne kohtukaotus, see on täpselt risti vastupidi. Kohus lükkas täielikult tagasi prokuratuuri väited sellest, et oli mingi korruptsioon, oli mõjuvõimuga kauplemine, oli mingisugune omadele kasu tegemine, et Porto Francole tehti soodust, see kõik lükati tagasi. Gert Kingo asemel asub parlamendi liikmena ametisse asendusliige Peeter Ernits, kes lahkus aasta tagasi EKRE-st ja ei kuulu praegu ühtegi erakonda, vähemalt niimoodi kõik ametlikud infoallikad ütlevad. EKRE fraktsioon on vähenenud 10 liikmeni, no Ernitsast teie poliitikat toetajad kindlasti ei saa. Ei saa, jah, no ma ütleks niimoodi, et Riigikogu 15. koosseis on üldse üks kõige õudsem koosseis, mis meil on taasiseseisvumise ajal olnud, et ütleme siis niimoodi, et me oleme, Toompea on siis Eesti saastade inimeste kontsentratsiooni epitsenter ja see Ernitsa juurde tulemine sinna kindlasti asja paremaks ei tee. Aga noh, mis siis teha, tuleb nende inimestega edasi töötada, kes meil on fraktsioonis. Laupäeval on EKRE kongress. Ilmselt seal üllatus ei tule, partei esimehena jätkab Martin Helme. Jaa, ma olen ka ainus kandidaat, meil läks lukku pühapäeva öösel või pühapäeva õhtul kandideerimissoovide esitamine kongressile, noh, meil on suur kongress ja ütleme siis selle jaoks, et asjad oleks võimalik ilusti ära teha nii, nagu ka kohalikel valimistel või Riigikogu valimistel on tähtaeg, mis ajaks tuleb oma kandideerimisest teada anda. Meil oli see siis nädal varem, või noh, ütleme siis eelmise nädala viimane päev ja selleks ajaks kõik, kes tahtsid, said ennast üles seada ja esimehe kohale tõepoolest on nii, nagu meil üsna tavapäraselt üks ainus kandidaat. Juhatus on päris tiherebimine ja volikogu kohtadele samuti ja me valime ümber sel aastal ka revisjonikomisjoni. Leidsin kongressi päevakorrast ettepaneku Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nime muutmiseks. Siin ma olen segaduses. Kuidas te oma nime muudate või milliseks te oma nime tahate muuta ja miks te tahate muuta? Jaa, see on selline asi, mis tekitab inimestes intriige ja võib-olla ka natuke küsimusi, et ega te nüüd ometi ei hakka nime muutma. Ei, tegelikult me ei hakka nime muutma. Meil on, kuidas me siis ütleme, kandidaadid kampaaniasse kurdavad, et kõik teavad EKRE-t, aga väga paljud meie toetajad ei tea, mis asi on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja kui nad siis lähevad valimiskabiini ja hakkavad valima EKRE-t, siis nad ei leia sealt EKRE-t. Ja nüüd me olemegi otsustanud, et me lihtsalt täiendame oma nime, me paneme lisaks sellele, et me oleme Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, paneme sinna siis ette lühendi EKRE _ Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, et mitte ükski hääl ei jääks tulemata. Täna avaldas uuringufirma Nordstat viimased erakondade populaarsusküsitluse tulemused. EKRE-l ei lähe sugugi halvasti, 3. koht 16%, esimene Isamaa 30% ja Reformierakond 18%-ga teine. Noh, valitsuse juhterakond ikkagi toetuselt teine, pole hullu. No me oleme siin kõikunud, me olime siin mitu nädalat ise ka teisel kohal, aga vahe siis ütleme meie ja Reformierakonna, ütleme me oleme enam-vähem samal pulgal olnud siin ütleme mõned kuud juba ja selles mõttes ma olen rahul. Me oleme tulnud välja sellest august, mis me olime aasta tagasi või eelmise aasta suve lõpul ja sügise alguses, kui kõik need nii-öelda sisemised lahkelid oma selles, noh, see resonants oli nagu kõige maksimaalsemal tasemel ja alates sügisest oleme tasapisi oma positsioone taastanud, oma erakonna sisemist rivi korda saanud, alates sügisest on ka toetus kogu aeg kasvanud ja liikmeskond kogu aeg kasvanud, nii et me oleme, noh, ma arvan, paremas vormis kindlasti, kui me olime aasta tagasi, ma mõtlen ka aasta tagasi ennem kongressi. Ja ma vaatan ka optimistlikult suve ja sügise poole, et ma arvan, meie selline vaikne, kindel ülespoole rühkimine toetuses jätkub kuni sügiseni kindlasti, kuni sügiseste valimisteni. Ja eks me teeme selle nimel ka kõvasti tööd, ega see lihtsalt niisama ju ei tule. Nii et see nüüd, et ütleme siis valitsuse remondi järel ja võib-olla ka selle, ütleme, põhiseaduse muutmise järel Reformierakond saab veidike haplikku peale, see oli ennustatav, aga ega struktuurselt ei ole Reformierakonnal midagi paremaks läinud, et jutud parempoolsest valitsusest, noh, mitte ajas surnud ka naerma, jutud maksulangetustest, noh, ei ole mitte keegi ei võta tõsiselt, jutud sellest, et
et meil majandus on kasvama hakanud, kui sa oled nii-öelda kaevu põhjas ja oled millimeetri võrra sealt põhjast ülespoole hakanud tulema, see ei, mitte ühelegi ettevõtjale, mitte ühelegi tavalisele inimesele ei ole elu kergemaks teinud ja nii pea ei tee. Nii et see ei saa olla neil selline, neil ei ole tunneli lõpus valgust. Venemaa aktiivne agressioon Ukrainas kestab 1134 päeva juba ja kuid räägitakse vaherahust või püsivast rahust, mida veab eest USA president Donald Trump. Martin Helme, kas teie peate vaherahu Ukrainas võimalikuks? Ei kõik sõjad lõpevad kunagi. Seda küll, jah, aga mu küsimus oli... Aga ma saan aru, mis sa küsid, et kas see vaherahu on see viis, kuidas me jõuame lõpuni ja mis me see lõpp siis endast kujutab, on aus vastus on see, et ega kellelgi praegu väga täpselt arusaamist ju ei ole. Minu vaade asjal on, mina olen selles küsimuses algusest saadik olnud seisukohal, et Trump teab täpselt, mida ta tahab teha, teab täpselt, mida ta tahab saavutada ja ütles ju väga selgelt välja Zelenskiga kohtumisel Valges Majas. See, mida siin, ikkagi siis meie jälle avalik foon oli umbes niimoodi, et Trump käitus halvasti ja tegi midagi valesti, tegelikult mina ikkagi arvan, et Trump käitus väga õigesti ja ütles otse välja, mis tema plaan on, et ütles, et Zelenski, ma proovin su riiki päästa, ma proovin maailmas ära hoida 3. maailmasõda ja tuumasõda ja siis mida me näeme nüüd viimased, ütleme siis mõned nädalad või mõned kuud juba, on see, et ei Zelenski ega Venemaa ega Putin ei taha rahu teha, aga ma rõhutan üle, et ei ole ainult see, et Venemaa ei taha rahu teha, ka Zelenski ei taha rahu teha. Ja siin mõlemad pooled venitavad ja Zelenski on ju selle mitu korda välja öelnud, et tema mänguplaan on see, et tuleb nii kaua vastu pidada, kuni Venemaa kokku variseb ja tuleb nii kaua vastu pidada, kuni Trumpi asemel tuleb keegi teine. See tähendab seda, et tema plaan on pidada sõda järgmised 4 aastat veel. See ei ole realistlik. Selleks ajaks ei ole tõesti, nii nagu Trump ütleb, mingit Ukrainat järele ei ole jäänud selleks ajaks. Ja sõjaline eskalatsiooni oht kasvab kogu aeg. Nii et mina ikkagi arvan, et tuleb Trumpile igal moel kaasa elada ja toetust avaldada, et ta need osapooled rahuks sunniks. Ja kui me räägime suurest geopoliitilisest mängust, meil Eestis osad, kõik on ennast ukrainlaseks mõelnud, kõik lehvivadki teise riigi lipud, aga tegelikult maailm koosneb millestki muust ka veel kui Ukraina. Alustuseks koosneb eestlaste maailm, koosneb esimeses järjekorras Eestist. Aga suur maailm tiirleb muude asjade ümber ja Ameerika plaan, täiesti selgelt, nad on ka selle selgelt välja öelnud, Ameerika plaan on siis ohjeldada Hiinat ja selle Hiina ohjeldamise nimel on vaja ära lahutada Hiina ja Venemaa. Ja selle Hiina ja Venemaa lahutamise käigus on vaja saada kaasa nii India kui Jaapan, kui ütleme siis Vaikse ookeani merelised riigid, Austraaliad, Indoneesiad, kellel kõigil on Hiinaga suur mure ja häda. Aga Venemaa on võtmemängur siin ja nüüd on küsimus selles, mida venelased nõuavad selle vastu ja mida on teised valmis andma või ameeriklased valmis andma ja ühel hetkel, kui ukrainlased ei taha sellest rahust osa võtta, siis kui neilt, ja me nägime ju seda, kui neilt abi tagant ära võetakse, siis väga kiiresti vallutatakse nad venelaste poolt ära. Nii et see mäng on väga mitmetasandiline, palju suurem kui lihtsalt mingi üks linn siin või sealpool rinnet Ukrainas ja me täna tegelikult ei oma väga selget ettekujutust, kus me oleme selle mänguga. Suur tänu, EKRE esimees Martin Helme. Aitäh kutsumast!